see kirikuaasta hakkab lõppema ja tahes-tahtmatult hakkame kokkuvõtteid tegema. Päris kokkuvõtte tuleb muidugi kalendriaasta lõpus. Aga vaimulikus mõttes tegelikult kõige nagu selline otsustavam punkt on surnute mälestuspüha või ka Kristuse kuninga kui kuningapüha. Kuidas me tuleme? Sellel slaidil seal on, näete, võimsad rahakotid on meestel, aga nad on nii kerged kotid, kui ma vaatan, et see pildi pealt ei tule välja, kui rasked nad on. Tänane evangeelium on väga niisugune asjalik, majanduslik. See isegi üllatab. Kui enne seda oli just see evangeelium, mida Meelis Vapson luges alguseks, evangeelium 10 neitsist, 5 targast ja 5 rumalast, siis kohe järgmine on see, mille ma nüüd loen. Ja see paneb meid kõiki läbi katsuma. See on ka evangeelium, mis vastab ka Bent Kolla küsimusele, et milleks mul hääl? Meie kõigi küsimusele, milleks mul elu, milleks need päevad? Aga kuulake me. Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta 5 talenti, teisele 2 ja kolmandale 1. Iga ühele tema suutlikust mööda ning läks ära võõrsile. Kohe läks see, kes oli saanud 5 talenti ja kauples nendega ning sai teist 5. Nõnda samuti ka 2 talenti saanud, sai teist 2 juurde, aga kes oli saanud 1, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neid tarule. Siis astus ta ette see, kes oli saanud 5 talenti, lisas sellele teist 5 talenti ja ütles, isand, sa andsid mulle 5 talenti, näe, ma olen saanud teist 5 talenti. Ta isand lausus talle, tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud usta pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole. Ka 2 talenti saanu ütles ta ette astudes. Isand, sa andsid mulle 2 talenti, näe, ma olen saanud teist 2 talenti. Ta isand lausus talle, tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud usta pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole. Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud 1 talendi ja ütles, isand, ma tean, et sa oled valimees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma. Tema isand aga vastas talle, sa halb ja laisk sulane, sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga. Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on 10 talenti, sest iga ühele, kellel on, antakse ja tal on rohkem kui küllalt. Kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on. Ja kõlbmatu sulane heitke välja kaugele pimedasse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Aamen. Niisiis võrdum usaldatud talentidest või usaldatud rahast. Ja Jeesus algab siin nii, nagu ta sageli algab, et taevariik on selle sarnane. Aga see võrdum ei kõnele üldsegi mitte taevariigist siin alul, vaid väga praktilistest eluküsimustest, meie praktilisest olukorrast. Ja siin tuuakse meie silma ette üks
suur investor, ma ütlen ka, miks see tuleb nii mõista, sellepärast, et see talent, üks ühik, see ei ole mitte, talent ei ole mitte 1 euro, vaid see on 33,5 kilogrammi hõbedat näiteks. Hõbemündid olid üsna levinud. See vastab 600 või 6000 draamile või teenarirahale, mida me ka evangeeliumitest loeme. See 1 teenar oli 1 päeva töötasu, mäletate ühte tähendamissõna, et kõik said 1 teenari. Nii et 6000 päeva töötasu. Einar Kuldar mõtleb kohe, et sa kõik oma 6000 päeva töötasu kokku arvestad. Aga siis 5-kordselt korrutada veel. See on tohutu vara, mõni on ka siin arvutanud, kas need arvutused on õiged, mõni on arvutanud, et see võrdub 1 talent üle 500 000 euro ja need arvutused võivad olla siia-sinna ja mitte paika pidada. Aga põhimõte on see, et on suur investor. Taevaisa võrreldakse suure investoriga, kes annab oma varanduse fondihaldurite kätte. 3 tükki. Ja need fondihaldurid, neile öeldakse ka nende suutlikkuse järgi. Ma olen ise olnud niisuguste tehingute juures ja tõesti peab ütlema, et on õnnestumisi ja on ebaõnnestumisi. Ja väga palju on sõltunud sellest, kes on need fondihaldurid. Et see, miks ka meie pensionifondidega ei ole eriti hästi läinud, see puudutab väga paljusid meist, on see, et seal on anonüümsus, ei ole seda isiklikku vastutust, vaid üks suur pangaaparaat töötab ja kas saab kasumit või ei saa või see ei puuduta nii väga see teiste häda või mure. Aga siin on konkreetsed inimesed. Kui Jumal vaatab praegu meie kõigi peale, siis ta silme ees on konkreetsed inimesed, konkreetsed nimed, konkreetsed töötegijad, konkreetsed võimalused. Igale ühele tema elus on midagi antud. Ja nagu lugesime, 2 olid tublid, 2-kordistasid selle varandusega, mis neile oli antud, 2-kordistasid seda. See ei olnud nende oma vara, see ei olnud lõpuks ka nende oma rikkus, vaid nad 2-kordistasid oma nagu tööandjale. Aga 3. tema ei näinud, ta tundus, et see on kuidagi ebaõiglane, et ta on nii vähe saanud. Ta isegi toetub oma kogemusele pärast, ta on, võiks ütelda, ka kogenud töötaja. Et ta ütleb, et aga ma kogu aeg mõtlen, et sa ei usalda ja sa ei ole nii, nagu võiks olla. Teistel andsid rohkem, mulle vähem, aga mis teeme, hoiame vähemalt kokku. Ta kaevas augu, pani selle varanduse oma 33,5 kilo hõbedat maa sisse. Eestis nii suurt vist ei ole leitud veel aaret, aga päris suuri on olnud. Ja kui peremees tuli tagasi, see suur investor, hakkas küsima, siis tema tuli ka oma kotikesega ja tema tõi oma varanduse välja ja ma olen hoidnud. Kui ma vahest mõtlen, nagu see paneb mõtlema meid kõik, et see puudutab meie praktilist usuelu. Mis me oleme selle ajaga nende võimaluste juures, mis meil on, Jumalale teinud või Jumalast antud varandusega, mis me oleme teinud, oleme seda kahandanud või kasvatanud. Kui me pattu teeme, siis me kahandame. Raiskame, nii nagu kadunud poeg raiskas isa varanduse, nii et ta lõpuks oli päris
sigade karjas seal järel mõtlemas, sõi sigadele antavat toitu. See on ka üks võimalus, et kui me vaatame siin maailmas, et ka need usklikud inimesed, võib-olla ka usklikust perest kasvanud noored inimesed tahaksid nagu kogu rinnaga seda elu võtta, aga see varandus, mis sul on, see kuskile pudeneb ära ja sellest ei jää midagi järgi. Et vahest see paneb meid nagu mõtlema, et mõni päris suur tegelane, ka kultuuritegelane, et ta on nooruses kokku puutunud usklike, kas vanemate või tädidega või kuskil palvekoosolekul olnud. Hiljuti ühes seltskonnas me just arutasime, nüüd oli Edgar Valterist juttu, väga võimekas, väga suur kunstnik. Aga ta lapsepõlves on kokkupuude oli palvegrupiga või koduse sellise ja ta kunagi ei tahtnud seda väga meenutada või see oli kuidagi talle ebameeldiv. Väga andekas kunstnik, aga ka kunstnik, kes väga palju kannatas alkoholi all. Lõpuks ta muidugi vabanes sellest, see lahkus Tallinnast ja elas Lõuna-Eestis. Aga kuskil oli see haav, mis ei paranenud, see varandus, mis oli nii käeulatuses ja mis oli kaduma läinud ja seda ei olnud. Aga teised, kes on ustavalt teeninud, nendele peremees ütleb, ma panen su palju üle, mine oma isanda rõõmupeole. Taevariik on alati tegelikult oma olemuses selline nagu rõõmupidu. Mul on järgmisel laupäeval nagu kaks kutset. Üks on nagu tõesti sünnipäevapidu ja mingis mõttes ka lõpupidu. Eesti Evangeelse Luteri Kiriku peapiiskop on kutsunud oma sünnipäevale ja teine on pulmapidu. Pean laulatama siin selles rannahotellis ühte oma endist õpilast. Ja mõlemad on peod. Ma ise nagu tunnen, et see, kus ma saan midagi teha, see rannahotell tuleb ikka tähtsam, kuigi ma oma pinginaabri sünnipäevapeole ei jõua. Aga meie ees on valikud ja me peame ka täna nagu küsima endalt ja iga päev, et mis peole me siis tegelikult tahame jõuda. See, kui palju see tulemus on, kas nagu 5 talendimehel oli 10 ja 2 talendimehel oli 4 ja see ei olegi nii tähtis. Tähtis on see, et kohe sa oled rõõmupeol, aga selles kokkuhoidlikus kitsikuses ja hirmus, et sealt kasvab välja, see on nagu üks uskmatus. Jumal, kes on nii suur looja ja võimsalt meie elusse asju pannud, me kõik ei teagi, mis varandused meil on. Ma mõtlen vaimseid. Või iga päev ajalises mõttes on ju suur varandus. Ja kõik ta on, need jaganud, ta on usaldanud meie kätte. Täna ka, vaatame kella veel terve päev ees, kõik Jumal on usaldanud meie kätte. Aga mis me sellega teeme? Kas me kaupleme? Mis suunas me liigume? Kas me raiskame? No kui ise ei saa millegagi hakkama, siis usaldame teiste kätte, nagu siin öeldud. Peremees ütleski, et sa oleks võinud ju teiste kätte usaldada. Nii nagu mina usaldasin teie kätte. Ei, ma kartsin. Ma teadsin, et sa oled kuri. Et sa karistad. Ja ma hoidsin seda usku väikselt oma südame põhjas.
ma ei näitanud seda mitte kellelegi. Sest äkki nad solvavad mind ja äkki peremeest nad solvavad sind ka. Ja nõnda vaikselt oma südame rüppes ma hoidsin seda usku. See ei väljendunud mitte millestki. Ja talle öeldakse, sa halbsulane. See põhiteema siin on usalduse küsimus. Jumal on usaldanud meid. Kui meie oleme usklikud, siis see tähendab seda, et meie usaldame ka Jumalat, et kui tema meie kätte on midagi andnud, võimeid, talente, ülekantud mõttes paned tähele ju kasutame seda sõna ka, mitte ainult selle 33,5 kilogrammi hõbeda tähenduses, vaid selle tähenduses ka, et mõni on väga talendikas laulja nagu Rebecca täna. Et me kohe tunneme, et kahju, et mul ei ole sellist häält. No kui mul ei ole sellist häält, ma ei lähe mitte kuskile laulma, ma ei lähe isegi koori laulma, ma isegi üldlaulu ei laula kaasa, sellepärast et Jeesus, sa näed, et mul on nii kehva hääl. Ma matan selle hääle südame põhja ja ei tee sellega mitte midagi. Tuleb tuttav ette. Ja Maaret, milline kitarrimängija, milline talent. Mina ei võta kitarri kätte ega mitte kunagi enam. Ma nooruses tinistasin, aga nüüd enam ei tee. Sest nii palju vägevamaid kitarrimängijaid on minust. Miks ma pean Jumalat siis niimoodi teotama kehva kitarrimänguga? Te näete, kuidas see niisugune hirm, Jumala usaldamatus Jumala vastu, see hakkab nagu sööb midagi meis ära, kahandab ja lõpuks selleni välja, et me oleme halvad sulased. Üks juudi lugu räägib õpilasest, kes ütles rabi Mendelile, kuidas see on võimalik, et Jumal, kes on täiuslik, lõi 6 päevaga maailmaga, mida täiuslikuks küll pidada ei saa. Rabi pahandas ja ütles, kas sina teeksid parema? Kindlasti teeksin parema maailma. Siis ütles Rabi, mis sa siis ootad? Hakka tegema. Kui meil on midagi südames kritiseerida, kas Jumalriigi või töö vastu, aga meil öeldakse, aga mis sa siis ootad? Sinul on need võimed annid midagi paremaks teha. No hea küll kogudus, aga töö juures, perekonnas. Me võime rahuga oma kriitika maha võtta, ütelda, issand, kui sina usaldasid mind, siis mina tahan ka sind usaldada. See, mis sa mulle oled andnud, kohaselt oled andnud. Siin oli öeldud ka, et igal ühe anti tea võimete kohaselt. Sa rohkem ka ei taha. Sa ei küsi ühe talendi mehe käest 10 tagasi. Kui sa natukenegi oleksid vaeva näinud. Usaldus on alati riskeerimine. 1. Korintuse kirjas apostel Paulus ütleb, aga seda ma ütlen, vennad, aeg on piiratud. Kes seda maailma kasutavad, elagu otse, kui nad ei kasutaks seda, sest praeguse maailma pale on möödumas. Praeguse maailma pale on möödumas. Ma ei oska öelda, vennad, et kui palju meile on antud rahulikku aega. Aga ma järgmisel nädalal oleksin väga mures. Sest see, mis Austraalias toimus nende päevade jooksul, sellel võib olla väga niisugune rasked tagajärjed. Sest tõepoolest, see, mis juhtub vahest isegi perekonnas ja koguduses, kus me üksteist solvame, kus me ütleme üksteisele nagu, ütleme kohe tõtt näkku.
see juhtub ka väga kõrgel tasemel. Ja meie naaberriigi presidendile, tema kohta ei saa väga palju head midagi rääkida, aga öeldi otse näkku ja korduvalt seda, mida meie ka vahest oma südames mõtleme. Kuidas inimene reageerib? On põhjust palvetada kõigi nende eest, ka maailma juhtide eest. Ka meie palved on see viis, kuidas meie Jumala poolt antud armuajaga ümber käime. Palvetada nende inimeste eest, kes tõesti on nagu kurjal teel. Kui täna vend Kolla on kas väga niisugust seda elu kõige raskemat ääremaad puudutanud ja väga isiklikust aspektist, siis see on väga, väga raske on seda isegi kuulda, rääkimata sellest, kui sa oled selle elu sees. Ma üldiselt seda GLS-i konverentsi ei jälgi, aga eile keegi tuli ja oma muljeid jagas ühest videojutlusest, mis seal oli. Ja seal oli niisugune väga keerukas näide, aga see näide paneb muidugi mõtlema, et väga kuulus pastor, ta tõi sellest nagu oma elust, kuulsid oma kogudusega seal, et kuskil politsei oli 800 prostituuti arreteerinud. Need on suurlinnad. Mis nendega teha? Keegi ei tea, mis nendega teha. Arreteerid küll, aga mis teha? Aga siis see pastor järgmisel nädalal ütleb oma nendele alamatele, et tooge mulle siia, ma võin nüüd eksikas, 5 või 7 prostituuti. Need on väga hämmingus, mis pastor kutsub prostituute kirikusse. Nii, aga nad on kuulekad, toovad. Ja kui nad on sinna toodud, siis pastor küsib ka, et mis on teie hind, tunnihind. Nii ja nii palju, makstakse tunnihind ka kinni, siis viiakse teise saali, see on kaetud lauad ja siis pastor ütleb, ma tutvustan teile meest, keda te veel ei ole kunagi näinud. Ja siis lastakse neile Jeesus film. Ja see oli tunni sees kõik. Lasti Jeesus film ja räägiti siis Jeesusest kui sellest tõelisest mehest. Muidugi see kommentaar oli seal juures, et see asi, see programm nagu jätkus, aga et mitte kõigist ei saanud asja, aga mõnedest said Jumala lapsed. Kuidagi see näide, kes mulle seda jutustas, oli väga puudutanud. Mina kuulasin seda ja ausalt öeldes mul olid niisugused kahetised tunded, nagu teilgi. Aga täna, kui ma kuulasin seda, mida vend Valdur rääkis, siis ma mõtlesin, et ma ikka räägin teile selle. Et meie elus võib olla ka väga ekstreemseid olukordi ette tulla, aga ka nendes on võimalus kaubelda selle talendiga, mis Jumal sulle on andnud. Kõige aluseks on usk ja usaldus. Taevani isa usaldas oma poega. Poeg on usaldanud sind. Sina usaldud poega ja isa ja püha vaimu. Me oleme nagu suures usalduse ruumis, kus me nende väärtustega kauplemegi, mis meile on antud. Ja ma soovin, et me kõik kohtuksime rõõmupeol, kui kõik on läbi, kui, nagu ütelda, eesriided on siin maailmas ette tõmmatud, siis algab rõõmupidu. Aamen.